like it's been an uncontainable game from their two-guard off the bench. He's been a game changer for his team. Tere tulemast vaatama neljandat veerandit korvpallimängust NBA 2K13. Kohtuvad omavahel Orlando Magic, ehk siis mina mängin Magikuga, ja Detroit Pistons. Mõlemad Ida-divisiooni meeskonnad ja mõlemad sel aastal sarnases staatuses, ehk siis ehitavad oma tiimi üles. Nagu öeldud, Orlando Magic minu tiim ja Orlando Magic on siis sellesse staatusse läinud käesoleval aastal. Detroit on oma rebuildinguga alustanud juba varasemalt. Neljas veerand siis algas seisust 82-80, Orlando 2-punktilises eduseisus ja mängule loen siis peale postkommentaari, kuna mängu ajal ei õnnestuks midagi asjalikku kokku rääkida. Ja üks väga haruldane juhus siis Magicu puhul alley-oop, küll mitte selles stiilis, nagu ma harjunud oleme, et lõpus on awesome tank, aga asi seegi raskel ajal. Ja tuleb siis palliga üle Stucky, pall Knightile. Brandon Knight siis esimese aasta mängija või tegelikult nüüd siis teise aasta mängija, eelmine aasta oli rookie, päris korralik tegija Detroiti meeskonnas, kiire, küll sükest lühikest kasvumeest, pigem kuskil süke 1,80 m kopikat peale, 6-0 siis välismaa numbrites, tollides jalgades, ja suudab päris palju teravusi teha. Nüüd tean Detroitist nii palju, et paar meest, keda kindlasti tuleb jälgida, või 3 meest pigem, on siis seesama Knight, nende center Craig Monroe ja Tashawn Prince, ja tõenäoliselt võib ka Stucky visata, et Stucky mulle tegelikult siin esimesel poolajal päris palju pahandust tegigi, aga teisel poolajal ajus siis tema skoor ära. Rumal viga Vučevićiga või Vučevićiga, kuidas nad seda iganes ka hääldavad. Kui nüüd siin eelmises postkommentaaris mängus neljas veerand Phoenix Suns versus Orlando Magic rääkisin Vučevićist kui väga asjalikust tüübist, siis päriselt NBAs on nüüd Vučević saanud hakkama sellise asjaga, mida ei ole suutnud teha Orlando Magicu tsentrid Shaquille O'Neal ja Dwight Howard, ehk siis võttis ühes mängus mees 29 lauapalli. See on Orlando Magicu rekord ja on ka käesoleva aasta NBA rekord, nii palju kui ma praegu tean. Möödavise Andrew Nicholsoniga, kes on siis uus mängija, Corey Maggetti muideks, kes peale viskas või söötis tegelikult korvi alla, on ka kunagi Orlandos mänginud Tegelinski. Aflaloga peale. Aflalo on hakanud mul hooaja jooksul paremini mängima, mida ei saa öelda küll nüüd Turki kohta. Põhimõtteliselt Turk, ehk siis Turkoglu, türklane, nagu ka nimest võib järeldada, on käesoleval aastal istunud Orlando Magicul põhiaja varupingil või siis vigastustega väljas, ja viimane skandaal, jah, kui seda võib nii nimetada, pigem siis jah, skandaal, on dopingu positiivne test. Vigastusest välja tulles tehti test ja tuli positiivne tulemus ja noh, loomulikult tehakse nägusid, et ei tea midagi sellest, aga mis see endaga kaasa tõi, on kõige huvitavam asi selle juures. Nimelt sai Turkoglu 20 mänguse mängukeelu ja mis siis ka kaasa ei tood olla siis rahalist sissetulekut, ehk siis palka talle selle eest ei maksta, ja iseenesest, kui nüüd rahasse ümber arvutada, siis läheb see Turkoglule maksma $2 miljonit, et päris kena kopikas või päris kena taskuraha. Ja minu isiklik arvamus Turkoglu kohta on muidugi see, et Orlando peaks ta kuidagi kiidest lahti saama, et ta tahab liiga palju raha, ei ole seda väärt. Korv Tashawn Prince'ilt. Prince'i kohta oskan nüüd rääkida nii palju, et ta on nüüd mänginud hooaja, või mitte hooaja algusest, vaid karjääri algusest, ma praegu ei oskagi öelda mitmeid aastaid, kogu aeg Detroitis. Ja nüüd käesoleval aastal siis vahetati äsja siis päris NBAs vahetati Toronto Raptorsisse, et selles mängus ta veel minu teada isegi osales. Tegu on siis reaalse mänguga, mis toimus veebruari alguses,
aga jah, Torontosse on ta tänaseks päevaks ära vahetatud. Palli külla Brandon Knight, Vucevic kaitses, siit ei tohiks minna ja viskab üle tsentri ilusti. Tubli pisike poiss, nagu näha, siis on läinud Detroit rõõmsalt juhtima. Olen 3 punktiga taga. Mis Türk toob palli üle, Türki hea omadus on muidugi see, et ta suudab põrgatada, aga see on põhimõtteliselt ka kõik, mis alles on. Varasemalt viskas ta 3, noh jah, nüüd ei ole seda ka alles. Andrew Nicholson, kui te vaatate vasakule pool, siis te näete ekraani peal selliseid viske-reitinguid, ehk siis see nagu hindab, kui hea viske keegi teinud või kui hea viske ma tegin ja mida rohelisem lugu on, seda parem vise. Hindab ta siis sellist, noh, ütleme reliispunkti, ehk siis kui hästi see palli lahti lased. Praegu oli reliis, oli kollane, eks ju, see oli natukene liiga taga lasin palli lahti. Hindab positsiooni, kus sa viskasid, hindab seda, kas sul on käsi näos või ei ole. Ehk siis statistika ütleb, et umbes 30% või 20% on siis see, et kui sul on käsi näos, siis tõenäosus, et vise sisse läheb, on 20%, 30% väiksem. Ehk siis ja annab siis overall ratingu, et päris asjalik tagasiside, õpetab mehi tundma, kus keegi visata suudab. Aaron Aflalo palliga suudab triblada. Aflalo eripära on muidugi see, et ta ei ole nagu siuke tipp number 2 ehk siis shooting guard ja 9-0 runni suutis ta nüüd ära lõpetada, aga kui Aflalo sisse saab näiteks kiirrünnakutes, siis teda peatada on põhimõtteliselt võimatu, et ta suudab väga hästi minna kiirrünnakusse ja lõpetab siis kiirrünnaku kas siis korviga või siis tehakse talle viga. Mis jäi ütlemata mängus, et kui tavaliselt olen mänginud mängu nüüd pro raskustasemega, siis esimest korda võtsin selle mängu mängimiseks All-Stars raskustaseme ehk siis üks samm edasi ja näha on ka, et kaitse on kogu aeg seljas. Kui te näete mängijate all sellist märki G-täht, Gatorade'i märk, siis see tähendab seda, et mees on tegelikult väsinud ja mäng sellega ka arvestab, et hakkavad nad viskama kehvemini, jooksevad aeglasemini. Siin on ka näha, nüüd võeti time out Detroiti poolt. On näha, kui palju keegi väsinud on, siin saab vahetusi teha. Ei hakanud siin ise vahetama, lasen arvutil majandada, las treenerid saavad ka tööd, mille eest ma neile maksan. Detroiti väljavise, tundub, et McSeal vist viskab välja. Päris korralik lauavõtja, suudab tangata, aga ta ei ole siuke tähtmängija. Pall siis Knightile. Nüüd kui siis Rodney Stuckey, kes siis mängis varasemalt Detroiti mängujuhti, Knighti tulemisel tiimi on siis läinud number 2 positsioonile ehk siis shooting guardile. Minu meelest ei ole ta päris hea siuke shooting guardi ja isegi ka mitte point guardi positsioon, sest ta kaugelt minu teada vähemalt väga hästi ei viska 3 ja ta ei tõmba mängu lahti. Türk läheb peale ja loomulikult läheb ka mööda. Ei loonud isegi väga illusioone, tegi mingi veidra viske sealt. Stuckey, korv and one ehk siis vabavise juurde. Jah, kui ta nüüd mängis siis Stuckey mängujuhi positsiooni, siis ta on selline pikemat kasvu tegelane, 6-5, ei hakka siis Eesti numbritesse neid tõlkima, kes tahab, arvutab ise. Ehk siis tavaliselt mängujuhid on seal kuskil 6-0, 6-2 juures, on 6-5, et suhteliselt raske oli teda kinni pidada, jõuline mängija. Aga nüüd number 2 positsioonil on ta pikkusega ja ilmselt jõuga ka paigas ja ilmselt nii palju ette võtta ka enam ei suuda. Korv Vucevicilt, 7-0 pikk tsenter, noor, teise aasta mängija, loodetavasti väga suure tulevikuga mees, kui nüüd siis vigastused maha ei võta ja hetkeseis siis see, et Detroitil 16, mis ta siin näitas, päris korralik run ühesõnaga, et olen 4 punktiga taga, 4 punkti lõpuni, pinge on peal, proovin Nelsoniga läbi minna, ei läinud sammudesse, tahtsin ikka sammudesse minna ja nagu näete, 2 reitingut punases kohe, Prince vise, aga õnneks oli kaitse päris korralikult seljas, vahemehega õnneks viga ei võetud ja Orlando käes pall Nicholsonile. Nicholson valiti siis sel aastal ka noortetähtede meeskonda koos Maurice Harklessiga ehk siis Orlando tiimist 2 tegelast.
Maurice'i hetkel väljakul näha ei ole. Aga said nad siis mõlemad ka selles mängida. Nüüd tehti korralik katte ja suutis ka oma mees Turkoglu katte teha, nii et mängujuht jäi mul Jamir Nelson, üks vanimaid tegijaid ja sel aastal ka üks teravamaid tegijaid Orlandos. Jäi siis kattesse kinni ja ega sealt midagi keerulist, lahendati olukord kohe korviga. Proovin siis Turkiga läbi minna, vahepeal siis siuke up and under või kuidas selle liigutuse nimi on, ilus korv ka Turkilt. Väga palju ma teda mängu peale ei kasuta, aga oma roll on tal täita. Knight siis palliga. Nelsoniga olen kaitses, olen valmis kohe double tiimi minema, kui läheb läbi ja läkski läbi. Aga õnneks oli jälle kaitse seljas, et kui siin ikkagi korralikult kaitses mängida, siis nagu päris korvpalliski, et kes teab, kui sul ikka kaitse peal istub, ega ei lähe kuhugi väga. Vähemalt segabki või kehakontakt on. Mait jälle palliga üle, kahe mehega peal, hakkab ise ja Maxil viskab jälle päris raske vise, pidi viskama üle oma keha. Ei saa niimoodi väga lihtsalt sisse, et hästi reaalseks on see mäng tehtud, et väga-väga nauditav mängida. Vučevitsiga võiks isegi, või Vučevits, minu jaoks Vučevits. Inglased või ameeriklased ütlevad siis pigem Vučevic, minust on Vučevits nagu õigem. Ja Nelsoniga peale, trikivise and one ja väga vajalik korv. 2,5 minutit mängu lõpuni. Seis viigiline ja Nelsonil siis kasutada üks vabavise. Pean ütlema, et mängu peal on Nelsoni vabavise kehvem, kui ta päriselt on. Nelson on käesoleval aastal NBA-s visanud vabavisked visketavavusega üle 90% ja see on minu teada ka tal parim hooaeg. Tashan Prince peale, üle kahe mehe ikkagi ära ei punnitanud, pall lauast kätte, veel vise Prince'iga ja kuna ta on väsinud, siis paistab, et visked väga hästi ei lähe Nelsoniga. No siin oleks pidanud tegelikult nüüd mööda minema, aga jäi minemata. Nicholsoni positsioon see ei ole, Turk on väsinud, ei hakka viskama ja pall Nelsonile. Jamir türgib edasi ja Vučevic on heas kohas ja korvi alt 2 punkti juurde. Täpselt 2 minutit mängu lõpuni. Detroit võidab time-out'i. Osad mehed mul päris väsinud, ei hakka jälle vahetama. Las nad olla, time-out on neile natukene sellist puhkuseaega, et tulevad natukene värskemana väljakule tagasi. Hetkeseisuga kõik veel lahtine, võib juhtuda nii palju, päris palju siin mängus veel, et oli ju Detroit ka kuskil teise veerandi keskel äkki juhtimas kuskil 10 punktiga. Prince läheb läbi, 3 meest on peal põhimõtteliselt ja and one, nii et viigiseis ja Tashan Prince'il kasutada siis vabavise. Prince'ist rääkides veel, et vähemalt olen kuulnud, et ütleme kommentaatorite käest, NBA kommentaatorite käest, et vennal on äärmiselt suur käteulatus, ehk siis tohutult pikad käed ja seetõttu on ta, kui nüüd vaadata keha, ei ole selline väga atleetlik keha, aga kaitses jõuab kätega igale poole ette ja päris asjalik tüüp, küll on ta juba mänginud minu teada üle 10 aasta, nii et ega ta oma karjääri alguses enam ei ole, pigem lõpupoole. Ja eks seetõttu ka siis ära vahetati, et pall Nelsonile. Nüüd on vaja kindla peale korvi saada, ja Nicholson ilusti all, tank, 2 punkti juurde. 1 punktiga Orlando jälle ees, Knight tuleb palliga üle. Stuckile, Monroe läheb peale ja plokk ilusti. Kui ei eksi, siis oli see Andrew Nicholson, rookie. Teada on, et kui nüüd otsustavateks momentideks läheb, tuleb mul kindlasti hoida Greg Monroe kinni, ehk siis tõenäoliselt tahetakse temaga visata ja ilmselt Stucky tahab minna peale ja Knight ja võib-olla ka siis Prince tegelikult, jah. Nüüd viimased sekundid rünnakust. Aflalo ise ei ole õnnelik, näitab, et löödi vastu kätt viga, aga ära ei vilistatud, järelikult siis ei ole viga. Ja Monroe'le korvi alla ja nagu siis mainitud sai, kes hakkab viimastel minutitel mängu tegema, siis ikkagi tavalised staarmängijad. Detroit jälle 1 punktiga ees, õnneks jäetakse Aflalo vabaks
nagu näete, siis ei ole ta väga hästi kolmeseid visanud, esimesel poolajal 3-1 ja teisel poolajal siis 2-1 ehk siis kokku teine kolmene mängus ja seda just väga vajalikul momendil. Ja nagu näete, siis Monroe pommitab jälle laua all, korvi all, proovib vormistada siis viiginumbreid, aga õnneks ebaõnnestub tal. Nüüd on vaja kindla peale mängida ja olin Nelsoniga laua all, viskan Turgiga peale ja noh, ega väga oodata ei ole, mees oli vaba, tegelikult ta kolme visata suudab, aga tulemus oli jah, või tulemust pigem ei olnud, et oleks pidanud võtma mõne teise lahenduse, aga olen veel ikkagi 2 punktiga ees, 19,4 sekundit mängu lõpuni ja noh, kas siis mängu või siis lõpuni või siis lisaajani hetkel veel lahtine. Staarid tuleb kinni saada Knaidile. Pall Nelsoniga olen peal, ei lase, kaugelt kui viskab, siis käsi ette ja ega muud teha ei ole. McSeal, mõtlen, et väga hea, et McSealiga las olla, püsin natuke kaugemal Stakile ja Monroe'le ja siit on teada, et läheb läbi. Õnneks jõuan Nicholsoniga ette, 2 pikka on ees, laud minu ja mäng minu. Väga pingeline mäng, iga korvi pärast oli vaja võidelda, arvan, et väsinuna seda mängu ei võidaks, et raskustase, mis valitud sai, on väga hea, skoor, reaalne meeste käitumine, reaalne ilus võit Orlandole, tegelikult on, kui nüüd mängu reitinguid arvestada, Detroiti reitingud oluliselt paremad kui Magic siis noh, jah, reitingute järgi viimane hetkel, kuna mul on Glenn Davis vigastatud ja Detroit kuskil siis keskel. Ega rohkem vist ei olegi midagi lisada, parim mees siis Jameer Nelson, kes siis mängus viskas kokku 15 punkti. Suurim skoori oli J.J. Redick, keda 4. veerandil ei näinud, ehk siis mõnes järgmises mängus näete ja egas muud, tänud vaatamast, loodan, et oli põnev vaadata varsti jälle.